Alguses oli ikka väga palju erinevaid eelistusi. Ühele meeldisid seal ploomipuu asjad ja teisele luhteina omad ja kolmandale mesikäpa ja kõik nii, et seal vaidlusi oli päris palju ja päris tuliseid, kus ikkagi seal mitte ainult ei vaieldud, vaid ka hääletati ja enne seda muidugi ühe ja teise kavandi poolt siis tehti kõvasti kihutuskõnesid, et miks on just sellel kavandil need eelised ja miks on sellel kavandil sellised eelised. Nii et ega see ludinal ei läinud see lõpliku valiku tegemine. Sest kunst on niisugune asi, et ja üks rahatäht on kunst igal juhul. Nagu kunsti puhulgi üldiselt, eks ole, kellele meeldib Konrad Mägi ja kellele Elmar Kits ja kellele Richard Sagrits või niimoodi ja naamoodi. Ka rahatähe kui kunsti puhul oli loomulikult igal ühel mingid oma nägemused ja eelistused, et selline peaks just see Eesti raha välja nägema. Seal kukkus välja pidevalt jälle, kes jäi seal 4., 5. ja nii edasi, kuni lõpuks ikkagi kaldus see eelistus Taigeri kasuks, kui hakati nagu nende rahadega sellist emotsionaalset väärtust ka hindamise juurde tooma. Siis Taigeri eeliseks oli kahtlematult see, et ta niisuguse ammu kogemustega postmargi kujundajana oskas väikse paberitüki peal nüüd mängida värvilahendustega, sest kui võtta nii, siis kõik need rahad on ju monokroomsed. Ühel rahatähel on üks domineeriv värvitoon. Aga kuidas sa seda värvitooni kasutad, kuidas on need tumedamalt heledale üleminekud ja kõik, see on niisugune peenmäng, mida vaistlikult nüüd kunstnik tajub ja Taiger oskas seal vajutada just sellisele emotsionaalsusele ja värvi mõjule, koloriidi mõjule, sest rahatähe puhul on ka koloriidi mõju oluline. Võtame kas või näiteks see 100. Koidula või 500. Jakobson. Praegugi võtad kätte ja vaatad ikka naudinguga ja heldimusega neid ja kahetsed, et miks nad ikka meil enam käibel pole.